üks. Tere minu poolt kõigile, et otsustasin täna siin sõna võtta, kuna minu elus on ühe verstaposti lõpp. Et teiega koos ma alustasin siis oma ametliku õpetaja karjääri ja lisaks sellele olen ka teile asja võlgu. Aga ennem kui ma selle võla teile tasun, siis annaksin edasi mõned mõtted. Et nimelt täpselt sama vanad, kui olete praegu teie, sain mina oma elu esimese uue võimaluse, mis ei olnud antud mulle minu vanemate poolt ega õpetajate poolt. Nimelt meeldis meilegi sõpradega hängida ja olla seltskonnaga, veetis aega erinevates kohtades, erinevaid asju tehes. Igastahes ühel õhtul läks see koosviibimine üle käte, üle piiri. Ja tagajärjeks oli see, et pidin andma siis aru õiguskaitseorganitele. Ja mis lõppes siis sellega, et pidin minema alaealiste komisjoni, mis on siis võrreldav täiskasvanute kohtuga. Et keegi seda lugu ei ole ennem kuulnud, et see on esmakordne, kui ma sellest räägin. Aga selles alaealiste komisjonis siis otsustati, kas ma pean tegema ühiskondlikku kasulikku tööd, riisuma kuskil tasuta lehti või siis korjama prügi, mis muidugi mõnele teie vanuses vist ei ole väga meeldiv tegevus. Või saan hoopis mingi muu karistuse olemiseks. Aga siinkohal ei olegi oluline, mida ma tegin. Ja sellest polegi mõtet rääkida. Siinkohal selle intsidendi tagajärjel tegin häbi oma perele. Ma olin teeseks rikkumas oma tulevikku ja mind vaadati kodus nagu kurjategijat, mis oli valus. Valus oli vaadata, kuidas oma teguviisiga tegin haiget oma emale, oma isale. See oli minu jaoks kõige suurem karistus. Mul läks hästi. Mulle anti uus võimalus. Karistuses määrati hoiatus. Kuna koolis oli minu õpetus korras, mul olid esimest korda elus 4 tunnistused ja käitumine rahuldav. Ja minu õpetaja andis mulle ideaalse iseloomustuse, mille eest ma ka talle tänud Kiia Kings, kus iganes sa oled. Ja siis oli see koht, kus ma hindasin oma elu ümber ning lubasin endale, et ma ei tee enam kunagi oma vanematele niimoodi, et nad peaks minu eest häbi tundma. Nüüd edaspidi teen ma ainult nii, et nad peaks minu üle uhkust tundma. Nüüd seisan ma siin. Me teeme vahel teiste tähelepanu võitmiseks pööraseid asju. Kes soovib tüdrukute tähelepanu, kes vaatajaid YouTube'is, nagu mina, kes like Facebook'is. Kuna olen ise ka selle kõige sees üles kasvanud, siis annan omalt poolt mõtted, millest minu elus juhindun mina ja mis võivad teid tulevikus aidata. Et kõige tähtsam su ümber on pere. Tee neid õnnelikuks, mitte kurvaks. Ei ole tähtis materiaalne vara, vaid inimesed sinu ümber. Hunnik raha pangakontol ei korva tühjust, kui sind ümbritsevad sõbrad ja pered. Uskuge, nii see on. Ilma sõprade ja pereta
oleme seest tühjad. Veeda aega nii, et sa teed teistele rõõmu, mitte pahameelt. Huumor on minu elus üks olulisemaid asju ning tänu sellele ümbritseb mind praegu palju sõpru ja tuttavaid, mis viib mind järgmise punkti juurde. Ümbritse ennast inimestega, kes annavad sinu elule midagi juurde, kes on sinust paremad, kiiremad, osavamad, teevad paremini nalja või on lihtsalt head sõbrad. Et sul oleks nüüd midagi õppida. Ning kes on sulle alati valmis appi võtama. Sellest ka ju see vanasõna. Sõpra tunned hädas. Siin võin tuua hiljutise näite, kui ostsin endale oma kodu, kus ma praegu siis elan. Mul oli endal pangaarvel 100 eurot. Aga ma ostsin selle korteri, sest mu sõbrad ja pere aitasid mind ning andsid mulle laenu. Kui sul ei ole häid sõpru ega pere, siis on sul raske ka elus toime tulla. Planeeri aega ja seda, kuidas kulutad raha. Kulutades meie rikkus ei kasva. Targalt investeerides saab 200 eurost 4. Aeg on sinu rikkus, kui õpid seda osavalt ära kasutama, tuled elus toime kõigega. Jällegi targad inimesed on öelnud, kes teeb, see jõuab. Ja tuletage meelde Arnold Schwarzeneggeri 5 reeglit, mida te kõik olete siis näinud. Leia oma visioon, mõtle suurelt, ignoreeri neid, kes ütlevad, et sa ei ole selleks võimeline. Work your ass off. Tee tööd. Anna midagi tagasi. Igast heateost sünnib midagi uut. Need tarkuseterad on minu kingitus teile. Uskuge endasse, seadke endale eesmärke ja te jõuate kaugele. Igaüks teeb siit oma järeldused. Mina usun teisse kõiki. Teie uus võimalus algab Viimsi koolis. Uued õpetajad, sõbrad ja õppeained. Mõelge suvel, kuidas soovite minna edasi. Äkki peaks midagi tegema teistmoodi, et edaspidi saaks kõik teie üle uhkust tunda. Mina olen teie jaoks alati olemas, ärge kartke minult nõu küsida. Ja nüüd siis teie põld.